tulemast kuulama meie järjekordselt Noorteakna episoodi. Tänases saates räägime me lähemalt Tartu noorte töömalevast, miks ja millal tasub malevasse minna ning mis see malev üldse on. Mina olen saatejuht Grete ning tänases saates on mul külas Tartu noorte töömaleva aktiivi liikmed Romet ja Martin. Tere! Tervist! No nii, alustame kohe sellest, et sa kirjeldaksid ennast mulle 3 sõnaga. Mis sa enda kohta ütleksid? Ma olen väga abivalmis, töökas ja rõõmsameelne. Paneme, et abivalmis ka, laisk, aga saan ikkagi hakkama ja ütleme ka nii, et väga jutukas. Okei, väga põnev. Me oleme täna tulnud rääkima siis täpsemalt Tartu noorte töömalevast ja ma küsikski enne, kui me lähme spetsiifilisemalt maleva teemade juurde, rääkige natuke endast ka, et millega teie igapäevaselt tegelete ja kust te tulete? Kaaskolleeg. Jah, et elan siin samas Tartumaal, et teil on rahulikult siin Tartu linna lähistel ja mis see küsimus oligi õigemini? Mis sa vabal ajal näiteks teed? Vabal ajal, hetkel hobisid ei ole, praegu ongi aktiiv on ainuke hobi mul siin, et praegu olengi ainult sellega tegelen enamuselt. No jah, ma olen ka siin samas Tartumaal, millega ma tegelen, neid on väga palju asju, ütleme võrkpall, mis küll kohe saab otsa, siis on aktiiv, rahvatants, siis ma luuletan ja kindlasti midagi veel, mis praegu selge, aga kõige tähtsamad said välja toodud. Aga rääkige teie siis, et mida kujutab endast üldse malev, et kui meil on mõni noor, kes kuulab ja ta ei tea, mida see sõna malev siiski tähendab, siis kuidas teie kirjeldaksite ja ütleksite talle, et mis see malev siis on ja mida see endast kujutab? Ütleks, et malev on ühtsus ja koos viibimine ja niisugune, aja veetmine üheskoos, siis öelda grupina, suure grupina, ma ütleks seda, et malev koosneb väga mitmest asjast ja seal on igasuguseid asju, mis on väga toredad. Alguses küll jah, et suveperioodil, kuid liituda aktiiviga, siis saab nii-öelda aastaringselt olla seotud selle malevaga. Aga siit võibki väga hästi edasi küsida, et kuidas olete teie jõudnud üldse aktiivini ja milline siis on teie lugu seoses selle malevas käigu ja aktiivi jõudmisega? No aktiivi mina sattusin niimoodi, et mina tulin siis siin ühte reklaami filmima ja siis Romet, minu väga hea kolleeg ja minu paar teist kolleegi veel kutsusid mind aktiivi, et tule aktiivi, et aktiiv on tore, et sa sobituksid väga hästi siin. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et eks ma proovin ja siis ma sügisel kandideerisin ja sain kätte ja nüüd ma olen aktiivis. Jah, aga mul oli hoopis niimoodi, et 2 või ütleme 3 aastat tagasi ma nägin nagu Tallinna aktiivi ja nagu meie Tartu aktiivi ka, et nagu kui lahe seal on, et nagu nad saavad nagu kogu aeg sellega tegeleda, siis mõtlesin, et ma tahaks ka siis ühel saatuslikul nii-öelda sügis, oli vist sügis või oli isegi augustis kuskil, et sai see kandideerimine tehtud ja nüüd siin ma olen. Nii kaua te siis malevaga seotud olete olnud ja kaua te aktiivis olete olnud? Malevaga mina olen olnud nüüd seotud, nüüd läheb 4. aasta ja aktiivis, ma nagu ütlesin, siis eelmise aasta sügisel, eks ma olen suht uus ikkagi aktiivis veel. Mul läheb täpselt niimoodi, et 5 aasta või selles mõttes, kui ma nüüd malevasse läheks, siis oleks nagu 5 aasta ja aktiivis olen ma 2 hooaega. Okei. Siit on väga hea edasi küsida, et te ütlesite, et malev on selline ühtsus ja kokkuhoidev ja sõbrad ja kõik sellised asjad. Mida malevas osalemine on teile igapäevaellu juurde näiteks andnud? Martini. Rometi samuti. Ühesõnaga sellised sõbrad, kellele sa saad nagu toetada nagu 24/7. Ma võin Martini helistada, et kuule, et davai, lähme teeme seda, oleme nii ja naa, et täitsa avalt. Jah, et ka uued sõbrad, uued tutvused, ka loomulikult tööoskust olen saanud malevalt juurde, et see on erinevaid asju, sotsiaaloskusi, kuidas suhelda teistega ja nii edasi ja edasi. Need on palju asju, mis ma olen õppinud selles mõttes. Okei, tundub, et praeguse jutu põhjal
on igal juhul teie maleva kogemus olnud siis väga selline põnev ja lustlik, ütleks niimoodi. Aga milline on teie parim mälestus malevast, olgu selleks siis mõni kindel päev, aasta, hooaeg? Niimoodi kohe meenutades näiteks meelde tuleb. Võib-olla kõige parem mälestus ongi see, et kui sa jõuad, istud siia bussi peale ja siis sõidad sinna oma laagri kohta, on ju, ja siis astud sealt maha ja siis on igasugused tutvumised, värgid, särgid. Ja siis sa vaatad neid kõiki malevlasi ja kõik on oma tavariietes, kõik on täiesti uued inimesed, hästi vähesed teavad üksteist. Ja siis sa vaatad, et ohoh, kahe nädala pärast on hoopis teine pilt. Ja see on siuke. Ma mõtleks, et minu endi lemmikkogemus on pigem just need kokkutulekud, need lõpu kokkutulekud, mis augustis on toimunud. Et need on alati olnud sellised meeldejäävad hästi lõbusad, kus see ongi, kui Romet ütles, et kui sa kohtud alles esimeste inimestega, siis ongi see, et juba kokkutulekul sa juba tunned kõik ja te olete nagu jumala ühtsad oma vahel ja siis te lähetegi ja siis teete seal etluseid ja laule ja tantse ja mis mänge veel, et see on kogu aeg kokkutuleku see osa minu kõige eredam mälestus on olnud. No siit saab tegelikult väga hästi edasi liikuda, et sa juba mainisid päris paljusid mingid sellised traditsioone või asju, mida tehakse, aga kui me lähme nüüd süvitsi sinna maleva teema juurde, siis kellel on malev üldse mõeldud? Kas igaüks saab malevasse tulla või seal on mingid kindlad sellised filtrid, et mille alusel inimesi malevasse võetakse või üldse sinna kandideerida saab? Põhiliselt ongi see, et malevasse saavad tulla siis 13–19-aastased noored selles vanusegrupis siis, aga iseenesest nagu kui hakata vaatama iseloomu poolest inimesi, kes soovivad tulla, siis nagu kõigile on alati avatud ja kõik võivad alati tulla, et kedagi me ära ei ütle selles mõttes, et võib täiesti julgelt tulla ja malevasse, et malev on tõesti väga tulla. Kas malev on suunatud ainult Tartu noortele või see on ka suunatud nii-öelda Tartumaa ja üldse üle Eesti noortele? See on nii, et maakondadel on nagu siuke Neil on eraldi. Ja see on põhiliselt rohkem nagu Tartu linnale. Aga miks peaks üks noor üldse malevasse tulema, et kui meid kuulab praegu keegi, kes on pikalt mõelnud juba, et nüüd 17. mail, kui registreerimine avatakse, et ta tahaks registreerida, aga ta ei tea põhjust, miks malevasse tulla, siis mis on need teie põhjused, et miks sinna siis ikkagi minna? No kõige raudkindlam põhjus on ikkagi raha. Selles mõttes, et sa teenid päris korralikult oma alampalka ja see on, sa saad osta nagu mingi 2 nädalat järjest mingi burgereid ja friikartuleid endale. Ja, kuidas keegi seda raha hoiab? Et selles mõttes, et miks tulla malevasse on, aga just meie oleme seal loomulikult. Siis see on see, et sa saad uusi tutvusi. Jällegi, nagu ma mainisin, et uued inimesed, uued tutvused, töökogemus, sa õpid paremini suhtlema teiste inimestega ja jah, see on jällegi, see on list läheb edasi ja edasi, et seal on palju asju. Plus see tunnetus, et sa nagu kuulud kuskil, et sul ongi nagu 20-30 noort on ju ja kõik on nagu väga tihedalt siis lõpuks nagu seotud ja siis kui tulevad need kokkutulevad, lõpupauk ja siis nii-öelda, see on tõesti väga. Selge. Aga milline näeb üldse üks tüüpiline päev malevas välja? Et on see siis selline, et ärkud hommikul üles lähed kohe tööle ja tuled töölt tagasi ja lähed magama ja uuesti niimoodi või on need päevad ka erinevad? See oleneb tööpäevast ja oleneb tööandjast, et osaliselt on niimoodi, et loomulikult ikkagi sina pead ikkagi hommikul värkama ülesse selles mõttes, see on loogiline. No, magama vist jah, väga jääda ei saa. Ja selles mõttes, et poole päevani sa ei saa magama jääda, kahjuks. Aga jah, ja siis ongi see, et hommikul ärkad ülesse, sööd oma hommikusöögi ära ja siis lähed siis ükskõik kuhu tööle. See, et kus sul vaja minna maasikapõllule, ma ei tea, puid riita laduma või siis ma ei tea, mingit värvima või midagi. Ja siis ongi, et ja kuskil siis mingi 1-2 paiku, võib-olla isegi natuke hiljem oleneb, siis tuled tagasi nii-öelda sinna kohta, kus te ööbite, siis saate lõunasööki süüa ja siis ongi see, et peale lõunasööki saad võib-olla veel natuke istuda ja rahulikult olla ja siis hakkad need ühistegevused nii-öelda pihta, kus põhimõtteliselt kõik peavad osa võtma, et ja siis need ühistegevused siis ongi see, et kas mingid mängud, mingid jutuajamised, mingid tutvumismängud, et
see on erinev, kuidas rühmajuht ise planeerib neid ühistegevusi, see on see. Aga millised malevad üldse on, et kas kõik malevad on sellised, et sa sõidad bussiga, siis nagu sa ütlesid, hommikul istub bussi peale ja sõidad ära või on ka mõni malev selline, kus võib-olla ei pea bussi peale istuma, et lähed siia samasse Tartu kesklinna ja oled juba malevas? Jah, et meil ongi praegu 2 erinevat malevat, üks on siis linnasisene, teine on linnaväline ja linnasisene ongi see, et nii-öelda te ööbite kodus, igaüks omas kodus ja teete siis kuskil Tartus kuskil tööd, praegu on vist isegi, ma ei julge öelda kuskil on, aga kindlasti on seal kesklinnas jagatakse neid flaiereid, malevlased kindlasti jagavad suvel ja linnavälised on jah siuke, et lähedki bussi peale, sõidad kuskile ära ja tuled tagasi. X kohta ja siis jah, seal saab tööd teha. Ehk siis tegelikult malevaid on igale maitsele võib nii öelda, et kui sa tunned, et sa võib-olla ei ole kuulu sinna maasikapõllule, siis sa saad tegelikult ka tulla täpselt siia samasse Tartu linna. Aga milliseid töid te ise olete malevas teinud, kui te olete käinud? Need on palju. Need varieeruvad väga palju ja et maasika korjamisest kuni siis ma ei tea ehitusasjadeni välja, et see oleneb täiesti jällegi ka tööandjast ise, et mida ta pakub sulle ja mida ta tahab, et te teeksite, et neid on jube palju olnud. Et igasugused heakorratööd üldiselt. Ja põhilised heakorratööd. Ehk siis hoolitsed selle eest, et kellelgi oleksid seinad värvitud või puudriita laetud. Ja sellised asjad, need on põhilised. Aga siit võib-olla võtta üles, et sa mainisid ennem kokkutulekut, näiteks, et selline asi on olemas. Millised on üldse maleva traditsioonid, et kokkutulekust alates või sellest registreerimisest alates? Jällegi traditsioon on ka palju. No alustame algusest. Alustame algusest, et avapauk on see põhiline traditsioon, et mina kui isiklikult ei ole käinud praegu avapaugul ühtegi korda, kui saladuskattel ütlen siin, aga nii palju, kui ma kuulnud legende olen, siis etki see, et kõik need rühmad siis saavad esimest korda kokku oma vahel ja jagatakse siis kõigepealt töölepingud ära, ka samal ajal, et oleneb jällegi ka, et kas rühmajuht tahab, siis ta jagab praegu ka töölepingud ära. Ja ongi see, et räägitakse natukene lähemalt sellest, istutatakse siis puu ja siis tuleb ka linnapea, räägib paar sõna nii-öelda ja siis liigume edasi ja siis tuleb nii-öelda see maleva vanne või mis on see, kuidas sa nimetad seda? Vanne. Jah, et ja siis sa pead andma oma malevlase vande nii-öelda. Ja siis tuleb malev ja malevas on endal on ka mitu traditsiooni, üks traditsioon nii-öelda maleva pulm. Ehk siis see ongi, et võetakse siis paar ja siis nad peavad nii-öelda abielluma, mitte päriselt loomulikult. Lahutada saab alati ka, aga et 2 malevlast pannakse kokku omavahel poiss või tüdruk, poiss või tüdruk, selles mõttes, kuidas inimesel sobib, vaata. Et siis nad pannakse kokku omavahel ja siis kõik teised malevlased saavad valida omale rolli, et kes nad on, et kas nad on preester, vanaisa, vanaema, isa, ema, nii edasi, et see on ka, et need on palju. Mis on veel midagi, oskad sa öelda? Kallis kolleeg, oskad pakkuda midagi veel peale maleva pulma? Ei, praegu nii vist ei olegi, aga pigem kokkutulekus siis edasi minna. Ja kokkutulekul siis? Kokkutulekul on hea siis, et nii-öelda, see on nagu üks suur võistlus selles mõttes, et seal hinnatakse siis maleva laulu, lippu, siis laul, lipp. Etüüd. Etluskava siis. Etluskava, ja siis nii-öelda ka seda koostööd või ühisust, et mis siis ühisuse all ongi see, et tavaliselt rühmad siis panevad kuidagi samamoodi riidesse ennast. See laulu osa, see on täiesti oma loominguline. Nii kuidas rühmal ise tuleb, et kõik sobib. Ja lipuga on ka see, et see ei pea olema nagu lipp. See võib olla näiteks, võtame siit see kruus on ju. See võib ka olla nagu meie maleva lipp näiteks. See põhiliselt nagu peab mingi sümbol olema kuidagi, et ei pea lipp olema, et see võib, kuidagi see peab tähistama lihtsalt, et sinu rühma või kuidas sa pead neile siis nii-öelda kohtunikele lahti seletama seda siis ka. Retsimine ka. Retsimine, jah, see on teine asi. See on kõige, ma arvan, oodatum hetk. See on, jah,
see on retsimine, et uute malevlaste retsimine, et vahepeal ongi see, et noh, kui sa oled mitu korda malevas käinud, siis on see, et on need veteranid, kes on siis varem olnud seal malevas ja osad on siis need nii-öelda uustulijad. Et siis vahepeal on niimoodi, et osad, noh, kui on terve rühm uustulijad, siis lihtsalt noh, nii-öelda retsitakse neid uustulijaid, aga kes on nagu nii-öelda varem olnud teistes selles malevas on ju. Näiteks, no võtame näiteks Humuli, et kui sa oled varem olnud Humulis, siis sind enam ei pea retsima, sest sind on juba ära retsitud, siis saad neid uusi inimesi retsida seal. Ehk siis tuleb välja, et kokkutulek, maleva avapauk, pulmad, lipud, laulud, kõik sellised asjad. Kas sa ütlesid, et see on nagu võistlus samamoodi, kas sellel võistlusel on ka mingi auhind? Või on lihtsalt pigem see, et võidab sõprus? No lõpuks võidab ikka sõprus, aga selles mõttes, noh, kindlasti seal jagatakse auhindu, et esimeste ja mingi, no üldiselt kõik saavad midagi. Midagi saavad, kõik saavad. Jah, aga põhiline asi ongi siis see, et tavaliselt on niimoodi olnud, et esimesed 2 võitjat on ju, esimene ja teine koht. Sina tead, mina ei ole seal käinud, sina tead paremini. Et siis nemad saavad nii-öelda sinna Tallinna kokkutulekule tasuta, mis on siis nagu selline, kus on kõik Tallinna rühmad ja siis on näiteks ka Tartust 2 rühma ja kuskilt Pärnust ja kuskilt veel nii-öelda. Selline üleriigiline. Ja, siis põhimõtteliselt üleriigiline, jah. Ja siis ongi see, et noh, selle nimel kõik pingutavad. Okay. Millised on teie nõuanded ja nipid, et kuidas siis võtta malevast ikkagi maksimumi, olgu selleks siis linnasisene malev või olgu selleks siis linnaväline malev? Üks asi on see, et kindlasti võta ühistegevustest osa. See võib tunduda alguses tüütu, et nagu tahaks nagu peale tööd, vaata, ta tahaks pigem istuda lihtsalt kodus ja nagu lebada. Aga ühistegevus, ma ei tea, minu meelest ma soovitan väga nagu ühe osa võtta, sest et see tekitab jällegi seda rohkem ühisustunnet ja grupitunnet, et sa kuulud kuhugile suuremasse gruppi. Ja see on lihtsalt lõbus ka, et see on kindlasti üks asi. Et need ühistegevused ongi ja need, et mis teevad nagu malevast maleva enam-vähem, et sa võid nagu kuskile niisama ka minna, kuskile tööd teha ja kuskil X kohas magada on ju, aga need ühistegevused ja et nendest tuleks kindlasti osa võtta. Olete te ise ka neid nõuandeid järginud, kui te olete siin mitu aastat järjest käinud malevas? Ikka. Loogiliselt, et ole. Me pigem tahame, et neid oleks nagu rohkem on ju, kohe peale sööki, jooki. Ja. Täpselt nii. Kui meid kuulab võib-olla mõni malevlanne, kes on näiteks juba mitmendat aastat malevas käinud ja tunneb, et nüüd ma saan aru, et sügisel on siis aktiivi kanditeerimine ja tahaks ka sügisel võib-olla kandideerides, mida teie räägiksite aktiivist neile näiteks? No praegu on nagu natukene raske olnud selles mõttes, et koroona ajal ei ole nagu nii palju kokku saanud, kui oleks tahtnud, aga üldiselt siuke mõnusad malevlased, kes on nagu mõni juba käinud, on ju mitu korda, siis teavad oma nagu nii-öelda lugu ja kõike seda jagada teistega on ja siis nagu see lisab veel sellele, et et mida malevas nagu paremaks teha ja siis. Meie töö ongi põhiliselt kuulata, et kui tuleb suvi kätte, siis me oleme need põhilised, kes võtavad siis nii-öelda tagasisidet nendel malevlastel, kes ei ole siis aktiivis ja siis meie räägime edasi staabile ja ütleme oma arvamus selle kohta ja siis staap otsustab selle järgi, mida nad edasi teevad tulevikus. Pluss muidugi on see hea asi ka, et me saame nagu enda nii-öelda üritusi korraldada. Näiteks, mis me siin oleme käinud, me oleme käinud uisutamas mingi malevlastega, see oli päris lahe. Ja kelgutamas oleme just käinud. Sügisel olid meil nii-öelda talgud, ka enam-vähem talgud, et siin oli grupp inimesi tuli ja me siin Anne noortekeskuse juures riisusime ja tegime tööd. Et see on... Et väga vahvaid asju saab nagu korraldada ja teha, et peaasi, ise nagu ind oleks ja tahtmist. Ehk siis tegelikult lisaks kokkutulekule on ka nagu veel erinevaid ühisüritusi, mis siis on kas koos grupiga või siis saab tulla ka niisama lihtsalt malevlastele. Me oleme väga edukalt rääkinud. Küsiks veel, et kuidas, kus ja kuna saab ennast malevasse üldse registreerida? See on hea küsimus. See on hea küsimus, sest
ma ise ei oska kas ta praegu. oli mingi 17 või? ja 17 mai on 17 minule mai. teada. Ja mai alguses oli see, et rühmad avalikustatakse siis nii-öelda ja siis 17 mai on registreerimine ja siis kuskil juuni alguses, keskel, kuskil seal on siis Juuni mingi teine nädal vist äkki või? midagi sellist vist jah oli. No küll see tuleb kõik. Ja see infot tuleb juurde, aga selles mõttes jah, siis tuleb avapauk ja siis peale seda hakkavad kõik malevad pihta siis. Ühesõnaga, maleva kohta leiate rohkem infot meie descriptionist, olenemata, kas sa kuulad siis YouTube'ist või Spotify'st ja Instagramist ka kindlasti kõik noortekeskused jagavad seda, nii et hoidke silm peal. Mul on teiega väga tore olnud rääkida, aitäh teile tulemast. Enne veel, kui me lõpetame, siis natukene ka uudisteaknast, kes ei tea, siis see on meie formaat, kus me räägime, mis toimub noortekates või põnevaid uudiseid üldse. Ja mul on hea meel öelda, et alates tänasest 3. maist saab taas külastada noortekaid 2+2 reegli alusel ning samuti ka õues tegevust saab jälle siis teha 10 inimeste grupis. Nii et loodame siis, et koroonanumbrid ikkagi vähenevad ja et suvel saame kõik nautida koos noortekas käimist. Kindlasti kandke maski, peske käsi ja olge ikkagi turvaliselt ja hoitud. Suured tänud veel kord, mina olen Grete, mul on täna külas Romet ja Marten ning järgmise korrani. Tšau!